Ajaloolisi hooneid juurde ei tule ja õnneks on nad kaitse all. Kellel on õnn omada kodu ajaloolises majas, võiks osata oma vara vääriliselt hoida, et ka järeltulevatele põlvedele jääks aus asi. Suurepärane näide on Stenbocki maja, mille restaureerimise, renoveerimise ja sisustamisega on alates 1996. aastast tegelenud kogenud sisearhitektid Katrin ja Argo Vaikla oma bürooga. Kuidas tehti valikud, kuidas sündisid otsused vana ja uue kombineerimisel, miks ja mida projekteeriti lausa ise, luues nii-öelda uut ajaloolisse sobivat reaalsust. Kodune valitsuse maja on hea eeskuju kõigile ka oma kodu loomisel. Kuidas nii väärikas majas interjööri kujundada ja millest praegu näha olev alguse sai, mis siin päris vanast üldse järel oli? Meie töö hakkas pihta koos arhitektuuribüroo Kalle Rõõmusega, kes projekteeris selleks hetkeks juba äärmisesse lagunemisstaadiumisse jõudnud hoonest Riigikantselei hoonet, Eesti Vabariigi valitsuse hoonet. Et meie lülitasime 1996 siis selle projekteerimismeeskonnaga ja meie ülesandeks oli siis siseviimistluse ja hiljem siis ka juba sisustuse projekteerimine. Ja ütleme ajaloolise hoone puhul ikkagi räägime sellest, et kõigepealt mis on selle maja lugu. Et ütleme niimoodi, et iga siselahendus ikkagi peab millegile tuginema ja selles mõttes isegi ajaloolist hoonet on võib-olla mõnevõrra isegi põnevam või huvitavam, et sul on nagu mingid pidepunktid, et sul on nagu kuskilt kinni võtta, et kes selle maja kunagi tellis, kes selle maja projekteeris, mis ajastul ta siis ehitati, mis stiilivõtteid kasutati, et tegelikult sealt tulebki see, kuidas öelda, siis selline idee ütleme, et kuna sellest majast midagi järgi ei olnud, alles oli äkki 3-4 just, siis ei olnud mitte kellelgi meil midagi ette kirjutada, nii et me võtsime ja sa ütlesid kunagi improvisatsioon. Improvisatsioon ajaloolisel teemal. Eks ajalooliste hoonetega ongi natukene see, et kuigi nad võib-olla on tõesti arhitektuurses mõttes nagu mingil ajahetkel ehitatud, ma ei tea, kas siis gooti, barokk või klassitsistlikus stiilis, aga sisustus tihtipeale nendel majadel, kui on midagi säilinud, ütleme võib-olla mitte selles majas, aga teistes ajaloolises hoonetes, on nagu kihistus läbi aegade. Ega siis sellised linnapaleed nagu see on või sellised hooned, kus ikkagi mingid mõisnikud või aadliperekonnad elasid, et seal ei olnud niimoodi, et sisustati ära ja siis see nii jäigi aegade lõpuni, kogu aeg ostati midagi juurde ja vastavalt moele vahetati. Ajalooline stiil või periood muutus, eks ole, osteti uut peale, aga vana ära ei visati. Tegelikult tehti ka fassaadid ringi, kui mood muutus. Aga ikkagi tekkis selline nagu kihistus, et oli see baas, et kus ta ehitati see ajastu ja siis kõik, mis sellele järgnes, see nagu kihistus selle peale. Ja nüüd ongi tegelikult selle inimese, kes seal elab või siis projekteerija, kes nõu annab selle ülesanne, siis seda oskuslikult ära kasutada, et kuidas seda kihistust seal peal siis nagu serveerida ja eksponeerida. Konkreetselt selles hoones oli säilinud ju ainult istungite saali karniis ja siis hoone peasissekäigu tuulekoja seinapaneelindus ja uks. Ja siis mõned originaalsed vaheuksed, mida ei saanud küll taastada, aga mille baasilt on siis nagu koopiad tehtud nüüd kogu hoones. See oli see aeg, et meil siin palju tegijad ei olnud, ega need ongi nagu sealt Karl Grupist tulnud, et see hoone, kus me praegu istume, see on nagu teistada pidi läinud. Aga põhimõte on ikka see, et kui ajaloolist hoonet taastada, et võimalikult naturaalsetest materjalidest ja ikkagi selles mõttes nagu ajaloolise traditsiooniga materjalidest, et see mulje ikkagi jääks, et me oleme mitte tänapäevas modernses hoones, aga ikkagi omaaegse tehnoloogiaga ehitatud ja viimistletud hoones ja siis kõik see võib-olla, mis me siia tänapäevast nagu sisse paneme sisustuse poole pealt, see nagu selgelt nagu rõhutab seda, et mis on nagu vana, mis on nagu minevikust.
ja mis on nüüd nagu see kontrasti printsiibil nagu tuleks nagu aitaks võib-olla selle vana isegi nagu esile. No vaata tegelikult selle hoone puhul oligi nagu see ka, et kõik need vanad mööblitükid nagu mis kuulusid nagu Riigikantseleile, need olid kõik ise stiilid, et me nagu püüdsime seda modernset asja sinna vahele panna selleks, et neid siduda kuidagi omavahel. Nojah, et rohelises toas on ju see ampiirstiilis mööbel ja sinises toas on Biedermeier stiilis ja peaministri kabinet on lausa selline historitsistlik mõttevälgatus eelmise sajandi algusest, Eesti Vabariigi algusaegadest. No tegelikult palju seda mööblit ei olnud ju, väga palju ei olnud. Ei olnud, jah. Et mingisuguseid vajalikke tükke oli nagu nii vaja ja siis me lihtsalt arvasime, et see peaks olema kuidagi põhjamaine ja lihtne. Selles mõttes me olemegi huvitavas kultuuriruumis siin Eestis, et ühest küljest meid saadab selline Balti-Saksa väga rikkalik arhitektuuriajalugu ja kultuuriajalugu üldse. No samas oleme me ikkagi ju uhked ja teadvustame ikkagi tänapäeval sellist Eesti talurahva kultuuri ja ikkagi identiteet, et me oleme eestlased, aga samas me peame ka ennast sellised Põhjamaa või Skandinaavia nii-öelda äärealaks või servaks, et siin majas oligi nagu selles mõttes, meie ülesanne oli ikkagi luua selline mitte nagu saksalikult toretsev õhkkond, aga ikkagi selline eestlastele omane, selge, karge, samas tõesti austusest selle Balti-Saksa selle arhitektuuri vastu ka sealt võtta, aga samas ka selline põhjamaine, selge nagu ruumi või vormikeel. Ja ütleme niimoodi, et algselt 96, 97 kuni 2000, kui see hoone avati, siis ikkagi oli 3 sellist mööbli valikuprintsiipi, et üks oli see ajalooline, mis oli tõesti Riigikantselei omanduses ja mis on toodud suures osas siis Toompea Riigikogu hoonest. Teine oli siis originaalprojekti järgi projekteeritud mööbel, mis on siis äratuntavalt lakooniline ja selge joonega. Ja siis 3. oli sellist nagu lahtist mööblit, nagu toolid ja muud sellised vitriinid ja vidinad, mis on küll siis nagu mingi tootevalik, aga mis on nagu hästi, või tol ajal sai kui põhiliselt kasutada Inno mööblit ja siis Wittmanni ja sellised Skandinaavia ja klassikaid, et ta eristuks nagu sellest lihtsa vormiga. Ja lihtsa vormiga sellised hästi nagu modernse joonega nagu mööblitükid. Ja nüüd hiljem siis juurde nagu projekteeritud. No näiteks ega seal pitsatisaali puhul me hakkasime katsetama metallist reitud lauajalgu. Siis tegime kavandid, need vaadati läbi. Ja ütleme niimoodi, et eks selle modernse mööbli projekteerimise puhul on ka, meie jaoks vähemalt on välja kujunenud mingisugused omad kriteeriumid. Ütleme, modernse puhul võib ka ikkagi eristada seda, et on sellised nii-öelda naturaalsed materjalid, milleks meie peame klaasi, metalli ja siis värvitud pinda ja spooni ja üritame nagu vältida plastikut ja mingeid selliseid asju, et siis on nagu see modernne kogu mõjub ka nagu naturaalselt selles ajaloolises nagu ruumis, et igal juhul mitte plastikut, et see on nagu välistatud, igal juhul. Hetkel või nüüd on juba see olukord ikkagi väga palju paranenud, mastaapsed ja suuri valgusteid ka, aga paarkümmend aastat tagasi oli sellega nagu keerulised lood. Eks see tuli ise joonistada, mida kataloogist ei leidnud. Ja siis tuli selliseid asju ikkagi välja mõelda. Aga ajaloolises hoones on jällegi see sama asi, eks ole, et mingid 200 aasta taguseid valgustid polnud ju tegelikult, see polnud elektritki. Et selles mõttes kõik, mis on ju, kõik valgustus tänapäeval on ju raudselt ju uus, et siis ongi see, et kas sa nüüd paned sellise pirniga kloonlühtri, eks ole, et igal juhul ta on uus asi, et siis ongi nagu keeruline teema, et kuidas seda nüüd nii teha, et see ei mõjuks kuidagi natuke banaalselt. Et selles mõttes ajaloolistes hoonetes hästi palju tasub kasutada sellist kaudset valgust, karniise ja kuskilt serva tagant tuleb mingi kuma ja siis võib-olla aktsendina siis on mõningaid selliseid nii-öelda disain valgustust ka. Ega see siseviimistlus, ta peab olema nagu foon tegelikult kogu sellele elule, mis siin seest tuleb või selle sisustusele. Et seetõttu see hoone on lahendatud väga lihtsalt. Et naturaalsed põrandamaterjalid, parkett,
lubjakiviplaadid, natuke on sellist keraamilist plaati ka sellise lubjakivi imitatsiooniga. Ta ei ole nagu üks tavaline korter, eks ole, et tehakse 10 aastat ja siis teed hoopis teistmoodi uuesti. Et tegelikult see ajalooline hoone on ikkagi, sa peadki nagu mõtlema ja projekteerima ta, et ta ikkagi jääb aastakümneteks. Sest et ega need asjad kõik on ju maksnud midagi. Et ega see sama laudki siin või kõik see, et need on ju ka need toolid, mis on restaureeritud, et see kõik on nagu püütud nagu kokku sobitada, et siis tegelikult peaks olema nii, et seda hoitakse. No ja seda ajaloolisest hoonet sa ei hakkagi nagu, ta on juba restaureeritud, et sa ei hakka teda selles mõttes nagu muutma, et oi, et tõstame täna diivani teise tuppa. No ja, või et mul tuleb mingi mõte, et ma teen hoopis teise põranda katte panen, eks ole, või vahetan tapeeti ja et ikkagi ütleme, see foon peab olema selline ajatu. Kuigi peab ütlema au ja kiitus, et nende vaipadega on enam küll täpselt samasugust ei saa, aga me oleme üritanud ikkagi saada sarnaseks ja mis on, et need inimesed siin majas on siiski püüdnud. Aga see ongi dekoor. Ma räägigi, et see viimistlus, siseviimistlus on ikkagi ajatu, eks ole, see kõik seda dekoori sa saad siin mingil määral ikkagi muuta, aga ütleme, see taustsüsteem, see taustfoon peaks olema ikkagi selline läbimõeldud ikkagi aastakümneteks. Et üritatakse nagu ajaloolist asja teha nagu sellise ersats ajalooga. See ihalus on nagu selle ajaloolise asja järgi, aga siis see käib läbi sellise nagu tänapäeva mööblitööstuse produktsiooni, et meie nagu ise nagu selle suuna pooldajad väga ei ole, et pigem nagu meeldib ikkagi selline autentne vana, restaureeritud ja siis selle kõrval ikka täiesti nagu kontrasti printsiibil täiesti modernsed asjad. Muidu tekib nagu see olukord, et sul on võib-olla jube kihvt vana restaureeritud sohva, aga siis ostad sinna kõrvale tugitoolid, mis oleks ka nagu vanad, aga tegelikult nad ei ole vanad ja siis sa pead nagu kõigil nagu kuidagi seda seletama, et vaadake, see sohva on mul 200 aastat vana, aga on need tugitoolid, need ma ostsin uus vanapoest. Et see nagu kõige suurem nagu viga, eks ole. Tegelikult inimesed teevadki neid vigu. No ja ütleme, et siseviimistluses on täpselt sama asi, eks ole, et kuidagi nagu peaks nagu olema aru saada siis, et mis on siis nagu selline tõesti autentne uks või aken või mingi seinaosa ja ütleme, et seda sa võid siis eksponeerida ikkagi kuidagi suhteliselt nagu robustselt isegi. Et see on nagu vana uks ja kõrval on võib-olla siis tehtud selle järgi koopiad, mis on siis värvitud. Tekstiilid ajaloolisel mööblil. Vist on niimoodi, et kui sa nagu ei leia väga autentset, tegelikult on selliseid tekstiilitooted tegelikult, kus on ikka väga autentsed kangaid ja väga ilus palett nii-öelda. Siis teine variant on ka ajaloolise mööbli peale minna ikkagi sellise modernse tekstiiliga. Et miks mitte, et lõppkokkuvõttes see tekstiil on ju ikkagi seal mööbli peal ka selline ajutine nähe, et ta kulub ära ja nii ja naa. Ja teinekord on selline modernne mingisuguse huvitava faktuuriga või tonaalsusega kangas on ka täitsa põnev ajaloolise tooli peal. Et siin võib nagu ka seda kontrasti printsiipi mõnes mõttes kasutada, et võiks tegelikult. Et ega kunagi, eriti siin Eestis, et kui seda mööblit toodet, et ei olnud ju nii, et süsteemselt nagu valiti. Ikkagi pandi seda kangast, mis nagu tol hetkel, ma ei tea, oli kuskil nurga peal poes. Ega see mööbel, mis Toompealt siia majja toodi, see oligi umbes juhusliku tekstiiliga üle pandud. Nii enam-vähem. Nõukogude ajal oli ikkagi... Poldi valida midagi. Ütleme, see tekstiil ikkagi kulub. Nüüd on olnud see luksus, kui me oleme siin saanud muuta nagu neid tekstiile nende toolide peal, sohvade peal. Et valida midagi kohasemat. Siin me oleme küll võimalikult lihtsalt, nagu lihtsust nagu püüdnud kuidagi rõhutada. Selle hoone nagu kardinad on põhiliselt nagu Rooma kardina stiilis. Rulood ja Rooma kardinad. Eks aknakatetega tegelikult ju on niimoodi, et sellised tänapäevased modernsed lahendused nii-öelda, mis ajaloolisesse hoonesse võib-olla ei sobi, on mingid püstlamellid näiteks. Võib-olla ribikardin võib-olla mingil moel, võib-olla isegi võib-olla veel sobib. Aga põhimõtteliselt ikkagi siis sellised ajaloolise puudutusega nagu kardina lahendused, et Rooma kardin, ruloo. Muidugi võib ka selliseid kõrgeid
kardinaid kasutada. Aga siin on jälle oma aga, eks ole, et see tahab ikkagi sellist, esiteks ta on nagu hästi kallis lahendus ja kui on sellised paksud seinad, sügavad akna nišid, siis on alati see teema, et kuhu sa need paned, et tegelikult sa tõstad nad nagu tuppa sisse, siis tekib kohe radiaatori ehk siis kütte küsimus, et sa katad need kinni, siis ta teeb toa väiksemaks. Muidugi mingis olukorras ta näiteks võib-olla parandaks akustikat jälle. Et eks see on nagu valikute küsimus, et nii ja naa. Ja näiteks istungite saalis on kasutatud ikkagi sellist paksemat kangast, et ruumi akustikat parandada. See istungite saal sai 2007 sai siis nagu uuesti nagu üle projekteeritud, et kas sai see ovaallaud sinna projekteeritud, siis selle tõttu siis ka seinale kuvatavad videopildid on nagu 4 seinale. Ja siis selle ruumi akustikat nagu sai parandatud sellega, et siis nagu laes sai toodud selline laemaht alla, tehtud selline nagu ringkarniis ja selle laepaneel siis nagu kaetud akustilise krohviga. Pluss siis nagu veel põrandale täiendavad vaibad ja siis kardinad, sellised paksemad roomakardinad. Et tegelikult kui seal ruumis nagu praegu olla, siis tõesti seda järelkaja ei ole, et see on nagu väga hea selline nõupidamiste atmosfäär tekib seal. Inimesed saavad korraga rääkida, ei kõmise. Vaipadega on tegelikult ju ka see, et tegelikult on ju väga hea selliste nii-öelda käsitöövaipade võimalus, ütleme kui ajaloolist hoonet teha. Ma ei tea, ala Pärsia vaip kuskilt või Afganistanist või Indiast või Nepaalist. Need alati sobivad tegelikult ajaloolisse ruumi. Sest ega ka ajalooliselt, Lääne-Euroopas ju need mõisad ja lossid, ega seal ju toodi ka idamaisid vaipasid maha ja see oli nagu sulanduskonteksti või ta oli nagu väga hästi sobis. Aga siin hoones on ikkagi jäädud sellise neutraalse taust fooni juurde. Minu meelest oli seal Toompeal oli isegi mingi vaip oli saadaval, aga me ei võtnud seda siia kaasa. Ja. Need on nagu ametiruumid siiski mõnes mõttes, et siin ei tohi komistada selle vaiba taha. See on nagu natukene teistmoodi nagu printsiip. Pluss siis, eks ole, pitsate saalis on siis... see on jah meie oma välja mõeldud nagu disain. Disainiga, mistrast toodetud. Me tegime nagu mitu disaini ja siis nende hulgas siis nagu valiti ja ta on, kuna seal on sambad keskel, siis ta on nagu mitmest tükist nagu kokku liimitud niimoodi. Et see on kohe selle ruumi jaoks tehtud. Sellise väikse rahvusliku motiiviga.